Tere! Mina olen Ragne Värk ja kutsun teid kuulama saadet Mis täna söögiks, kus kõik keerleb toidu ümber. Nii, kas olete valmis? Alustame! Mõni inimene oskab rääkida kohvist nii, et tass kohvi tundub hetkega hädavajalik. Täpselt nii on minu saatekülalisega, kelle töö on viinud teda kokku lugematute kohvisõprade kohvikute ja ettevõtetega. Kui te olete külastanud Tallinnas Rocket Bean Cafe'd või on teil kokkupuuteid kohviettevõttega King Coffee, siis tõenäoliselt olete te kohanud ka minu saatekülalist, kes peitub nende ettevõtete taga. Tänane saade keskendub otse loomulikult kohvile ja kohvitamisele ning mul on suur rõõm tervitada tõelist kohvieksperti Villu Viikholmi. Kuule, me käisime sinuga koos ülikoolis ja siis sa õppisid seal sotsiaaltööd. Ja. Nii, ja kuidas juhtus nii? Kuidas sa nüüd kohvi mõelnud? Kuidas sa nüüd kohvi alal tegutsed, jah? Räägi kõik saladused välja. Jaa, selles mõttes, ega see sotsiaaltöö õppimine läks asja ette, ma töötasin sotsiaaltöötajana ka, või nii-öelda siis noorsootöötajana, kuna noortega on alati lõbusam tööd teha. Töötasin nii Eestis kui Soomes ja Soomes tagasi tulles tuli nagu selline, ütleme arusaamine, et see sotsiaaltöö, kuigi ta on väga rewarding hingeliselt ja kõik muu, siis ütleme niimoodi, et võileiva peale tahaks rohkem vorsti ka panna mõnikord. Ja isegi võid. Isegi võid ja viil võiks ka paksam olla. Ja siis leidsin ennast sisenemas müügimaailma ja siis on läbi erinevate ettevõtete. Olen kogu aeg müügitööd teinud, mis on iseenesest ju, ütleme niimoodi, et ainult toode muutub, mida sa müüd, kõik ülejäänud on protsess ja isegi Excelid on samad. Ja siis, kui ma kohtusin enda elukaaslasega tänaseks oma kauni naisega, siis tema oli, kui Eestis veel tehti barista meistrivõistlusi, siis tema oli Eesti viimane barista meister ja tegeles kohviga ja siis ma mõtlesin, et mul ei ole tegelikult vahet, mis toodet ma müün, et see protsess on täpselt sama. Ja siis ma mõtlesin, et läheks oma naisega sama eriala peale. Ja siis läbi aastate ma olen nüüd kohviga tegelenud, ongi 10 aastat saab kohviga tegelemisest ja põhimõtteliselt terve selle teekonna nii-öelda tavaliselt müügimehest siis kuni ettevõtte tegevjuhini välja. Ja sa oled praegu King Coffee's? Ja sinna sa jõudsid, kuidas? Ütleme niimoodi, nägin vana sõpra, kes oli siis selle King Coffee Eesti juhataja ja siis just kurtsin, et võib-olla see töökoht ei olnud. Ei vastanud päris sellele, mida ma nagu elust otsisin ja ta kutsus mind sinna müügijuhiks ja siis see nii nagu niimoodi nagu läks, et kui me alustasime, siis meil oli vahepeal oli periood, kus oli 3 inimest. Praegu, kui ma ei eksi, siis meil peaks olema äkki 14 inimest. Ja millega see täpsemalt tegeleb? Meil on 3 asja. Nii. Esimene asi on siis, ettevõtte täisnimi tegelikult on meil King Coffee Service, et siin tulebki see service tuleb siis nagu mängu, et me müüme ja rendime kohvimasinaid. Enamasti on meil siis suurkliendid, siuksed tanklad, hotelliketid, suured kontorid ja siis cateringid ja restoranid ja kõik see. Müüme ja rendime masinaid ja siis pakume neile hooldust. Et see on nagu siuke 2 osa ja siis on meil enda röstikoda, mille nimi on siis Rocket Bean ja kuna see Rocket Beani bränd on siis tuntum kui King Coffee Service, siis me nii-öelda võtsime selle endal terve ettevõtte nagu brändi nimeks. Ja siis Rocket Beanis me röstime kohvi oma klientidele ja isegi neile, kes ei ole meie kliendid. Nii et 3 asja. Ja nüüd pärast seda oli ka tekkis kohvik? Ja, sest et meil Riias, kus siis emaettevõte on tänaseks päevaks on 5 kohvikut, peaks nüüd avatama 6. Ja seal vaadati, et tegelikult see kohviku business, kui õigesti teha ja ta käima läheb, et siis see on tegelikult nagu siuke päris hea äri, et algselt said alguse siis lihtsalt nagu brändi pärast, et brändi nagu tuntumaks teha, aga siis kui õigesti mahendada ja vaadata kuu lõpus Excelit, siis tegelikult on täitsa okei. Ja siis neil tekkis muu idee, et oleks vaja siis laieneda nagu teistesse riikidesse, kus on siis ka nende tütarettevõtted. Ja siis me tegime Tallinnasse ja siis King Coffee Service Leedu tegi siis Vilniusesse kohviku. Aga kui raske on praegu üldse sellisel alal tegutseda?
kui palju, ütleme, kohvikud hindavad head kohvi ja kui raske on nii-öelda kohvikut ise pidada? Nii palju küsimusi ma tean, aga alustame otsast. Aga otsast minema jõuame nagu välja. Et ütleme, et King Coffee Service siis töödates, siis meie uksest astub väga palju inimesi sisse, kes siis tahavad teha kohvikut või restorani või kontorisse või cateringi, et neil on alati nagu üks soov. Ja turundust me ei ole nüüd nagu aastaid teinud, sest et see word of mouth turundus on meil nagu käima läinud ja see on päris hea. Ja ma arvan, et me oleme siin aastate jooksul võib-olla kõrval olnud, näinud, kuidas tehakse, ma arvan, mingi 70-100 erinevat nagu toidu kohta ja siis kuidas seda kohvi kontseptsiooni tehakse. Ma mõtlesin, et üks asi, mida kindlasti nagu teha ei taha, on kohvik nähes kõike, kui raske see on, et selles mõttes kohvi müümine ja masinate müümine ja kõik see on nagu väga lihtne, aga see äri on raske. Aga siis, kuna meil töötavad kohvikud olid, siis me tegime enda oma ka nüüd 3 aastat tagasi. Siis see Rocket Bean Cafe. Kus see asub? Vana Kalamaja tänav 8, see on siis nii-öelda üks ainukesi ainult jalakäijatele mõelduid ilusaid tänavaid, et kui see valmis sai, see sai valmis septembrikuus, me hakkasime seda ruumi rentima, ma arvan, kuskil märtsis juba lihtsalt seepärast, et saaks selle asukoha. Et maksime mitu kuud lihtsalt nagu tühja ruumi eest, et kindlasti nagu saada sinna tänavale. Ja ma ei tea, praeguseks ma võin öelda, et eks see in general kohviku või restorani tegemine on siuke, ei ole nagu kerge. Just täna hommikul ERR-i lugedes, eks ju, oli uudis, et restorani pidajad ei ole vist 30 aastat näinud nii halbasid aegu nagu praegu on. Ja kuna igapäevatöö on ka just oma klientidega suhtlemine, eks see nagu vastab tõele mõnes mõttes. Ja on raske. Aga meie kohviku näitel ma võin öelda, et siuksed traditsioonilised majandusteooriad peavad nagu vett, et siuke 3. aastal võiks hakata ettevõtte siis kasumit tootma. Et meil on ka enam-vähem 3 aastat läks nagu aega selle jaoks. Aga kuidas inimesed selle koha üles on leidnud? Mina korra räägin. Sa ei pea ise ka kogu aeg rääkima. Ühesõnaga, ma käisin Lätis, iga aasta augustis käin Lätis ja siis ma tavaliselt jagan ikkagi oma Instagramis ka ja siis inimesed saadavad mulle soovitusi, kuhu kohvitama minna või sööma minna. Ja eelmisel aastal üks inimene saatis mulle, kuule, et ta teab ühte väga head kohta Lätis, et oligi Rocket Bean Cafe. Ja siis ma saatsin, et ma tegelikult kõndisin päeva sellest kohast mööda ja siis mul tuli kohe sina tulid meelde. Ja siis ma kirjutasin talle, et tead, et tegelikult on see Tallinnas ka täiesti olemas. Ja see ütles, et et ta muidu Lätis on see nagu must be koht, kus ta külastab ja siis ta ütles, et ta kindlasti läheb. Ma ei tea, kas ta külastas seda tõenäoliselt, sest ta oli nii suur fänn. Aga lihtsalt, et ta ei teadnud seda, et kuidas inimesed leiavad ülesse. No võt, kui nüüd oskaks nagu 100% vastata sellele, siis võiks kõik marketingi inimesed enda töökohad maha panna, eks ju, et see universaalne vastus on leitud. No meie puhul võib-olla on see, et see bränd on juba päris tugev, et Läti turul on ta siis nagu juhtiv bränd. Meil ka siis läbi sugulusidemete ikkagi ta on tuntud. Aga ma arvan, et see põhiline, kes meid leidnud on ikkagi nagu inimene, kes astub lihtsalt uksest sisse, kõnnib mööda. Ja neid, ütleme, et erikohviga nagu tegutsevaid kohvikuid, neid on nüüd aastatega juurde tulnud, aga on siuke teatud kontingent, kes siis nagu naudib sellist erikohvi, mis on siis ka meie nagu see eripära ja nemad siis tulevad lihtsalt juba lõhna peale kohale ja siis kõik ülejäänud tulevad selle järgi. Aga mis kohvi sa ise jood ja palju sa jood üldse päevas? Ma joon, ütleme, et ma alustan hommikut, siis ma teen endale kasutan Galitat praegu. Ma teen umbes siuke pool liitrit kohvi enda ja abikaasa peale, et musta kohvi. Ja, see on nagu siuke hommikune
taks ja siis ma lähen tööle, seal ma teen arvatavasti, kuna meil on showroom ja koolitusklass ka, kus on siis päris palju erinevaid kohvimasinaid, siis tavaliselt mingisugune piimakas ja siis peale lõunat ja kui on trennipäev, siis enne trenni ka. Aga õhtut ei joonu? Ma võin minna täpselt sinna nii-öelda vanema generatsiooni lausetesse öelda, et jah, et kui ma nagu õhtul joon, et siis ütleme niimoodi, et mul üks hea sõber nagu selgitas seda väga hästi, et kuidas sa aru saad, et sa oled liiga palju kohvi joonud, et sul on sees on nagu saladus, millest sa ei saa kellegile rääkida. Et kui ma tunnen seda tunnet, siis ma tean, et on päeval natuke liiga palju joodud kohvi. Aga palju sa ise kohvikutes kohvi testimas käid huvi pärast? Ma võib-olla niimoodi nagu testimas ja nokkimas nagu ei käi. Või... Nokkimas ei pea, lihtsalt huvi pärast. Noh, ütleme, ega on ka siukseid nii-öelda, kuna see on ka siuke väike turg ja palju tegijaid, eks ju, et siis on seda konkurentsi ka siin ja ikka tehakse nii-öelda siukest turu-uuringut ja kõike seda. Et ma nii nagu ei olegi teinud. Ma pigem käin kohvikutes, mis ei ole nagu oma kohvik, lihtsalt seepärast, et kuskil mujal kohvikus sa ei näe, et oi, siit on vaata liist lahti ja see laps siin ripub, eks ju, et seal on nagu suva. See on umbes, samamoodi, kui kutsud külalised endale külla, siis ikka vaatad natuke teise pilguga, kui ise oled külas, siis jumastu suva, kas seal nagu natuke muustada kuskilt midagi lopenda. Jah, nõus. Et ma ikkagi käin päris normaalselt ja ikkagi joon erinevaid kohvijooke, aga ma võib-olla nagu niimoodi, ütleme jällegi, et rösti stiilid on erinevad, barista käekiri on erinev ja igaüks las teeb seda, mida teeb. Nüüd kohvikutest rääkides, siis mina tean, et sulle ka meeldib Helsingis käia kohvitamas või söömas või teha niisugused päevareise. Ja mina nüüd mõtlesin, et kuna minult eriti suvisel ajal küsitakse, et kuhu Helsingis minna sööma, siis mina mõtlesin, et äkki jagaks oma lemmikuid kohti. Sellepärast mina tean, et mina olen sinult ka soovitusi küsinud kohvikute osas. Et mis sa arvad jagaks? Teeme korda mööda, räägime võib-olla miks meeldib sulle ja mis sa arvad sellisest ideest? Ma arvan hästi sellisest. Teeme ära. Jah, teeme ära. Nii, aga kuna sina oled külaline, siis äkki alustad? Ja kuna ma teadsin, et see küsimus tuleb, siis ma tegin väikest ettevalmistust. Ma jagasin siis esimese asjana, et ma ei ole võib-olla nagu siuke suur fine diningu inimene, et mulle meeldib, kui on... Super. Saab... Super, juba mõistan sind. Normaalselt toitu okei hinna. Ütleme nii, et mul ei ole kahju toidu eest maksta, kui nagu maitse on olemas, saab kõhu täis, mis on ka siuke omaette asi. Ja miljöö ja teenindus on nagu kena. Ja kõik need asjad kokku tegelikult ei tähenda, et see peaks nagu metsikult kallis olema ja Helsingis on selliseid asutusi rohkem, kui ma arvan, me kahe peale jõuame täna nagu ette lugeda. Aga Helsingist rääkides, siis ma jagasingi nagu 3 kategooriasse. Üks on siis siuke cheap eats või siuke normaalse hinnaga hea asi, kui sa natuke nagu budgetiga matkad, siis paar restosoovitust, kus ma olen ka nagu, või mis ma tean, et on siuke, et kui ma tahan, siis ma saan sinna minna ja ei jaksa võib-olla nagu peale pikka päeva midagi uut enam otsida enda jaoks. Ja siis muidugi kohvikute soovitused. Super. Aga Helsingi budget siuke toit. Ma ütleks ise, et see on meile kõige lähem nagu siuke suurlinn, kus on hästi palju siis siukest nagu etnilist toitu, erinevate rahvusköökide nagu, need on nii eraldi kui ka siis nagu siuksed fusioneid. Et kui sa tahad nagu mingit konkreetset rahvuskööki, mida meil Eestis võib-olla ei ole, et siis Helsingis on seda nagu väga iga nurga peal ja enamasti ka väga paljud nendest kohtadest on suhteliselt soodsad võrreldes võib-olla nagu siukeste traditsiooniliste restoranidega. Ja mis ma ise nagu välja tooks on... Ma olen nii põnevil, sa nagu haidid üles, et millal see tuleb nüüd. 10 aastat müügid tehtud vaata, et siis ei saa ju kohe nagu välja öelda. Mul endale väga meeldib Vietnami köök. Nii. Ja mul on ka Vietnami koht. Ja, mul on Pho Viet on siis, neil on 2 kohta Helsingis. Ja ma ütleks ausalt, et seal nad on suhteliselt odavad. Portsud on suured
ja maitsed on väga autentsed ja sa saad ise teha, seal on tšillikastmeid ja kõiki asju lihtsalt vabalt võtta ja tee endale täpselt siuke, nagu sa tahad. Et kuna meil on Helsingis ka kliente, kes kasutavad meie kohvimasinaid ja ube, et siis me käime ikkagi tehnikutega neid masinaid hooldamas ja vahepeal parandamas. Ja tehnikud on enamasti, võib-olla ma nüüd nagu teen liiga kellelegi, aga ütleme, et nemad on nagu sellised budget conscious ja tahaks ikkagi, et kõhu täis saaks. Ja iga kord, kui me oleme seal Vietides käinud, siis see on keegi ei ole sealt ära läinud nagu nurinaga. Ma kujutan ette, Vietnami köök on minu arust super. Vietnami köögist ma korra segan vahele, mul on samamoodi üks Vietnami köök on Vibami, mis on seal Kluvi seal üleval korrusel ja me käisime eelmine aasta just, käisime sõpradega, tegime sellise päeva Helsingis, siis Vibami oli kirjas, et seal teha lõunat. Seal on ebanormaalselt suured kausid, need on nii maitserohked, mingid ka food erinevad, siis on mingid mingid nuudliroad, sul on nagu kuidagi nii maitserohke, see on lihtsalt nii hea, siis muidugi kõht on lõpuks nii hea, nagu täis, aga super. Ja hinnad on suht okeid, sellepärast, et see portsjon on nagu ikka suur. Keskmiselt on nad ikkagi Tallinnast kallimad selles mõttes, et kui nagu jutt on see, et meil on kõik siin nii kallis, siis võtame nagu sellised keskmised päevapraed, eks ju, et meil, ma ei tea, Tallinnas ma näen, et kuskil 8 eurot on nagu päevaprae hind. Helsingis on ta ikkagi mingi 13, 50, 14 on nagu päevaka hind, et seal on ikkagi nagu vahe sees. Aga kas sa oled märganud, Helsingis on minu arust lõunapakkumised, nad joovad ju tohutult palju kohvi, filtri kohvi. Et seal on tavaliselt niimoodi, et sul on see päevapraat, siis on sul mingisugune jube suur salatipufee, siis on sul magustoit ja siis on sul see kohv ka veel, kõik on nagu selle ühe pulli sees. Aga pigem on nad nõksa kallimad sealt võrreldes Eestiga. Nii, mina soovitasin Vibamit, mida sina soovitad? Nii, ma jätan võib-olla mõned asjad siia veel kuskile lõppu. Ma selle Aasia laine peal korra olen, siis Kampi lähedal on siuke asi nagu Jumbowl Noodle Restaurant, mis teeb siis hand-pulled Chinese noodles, nagu nad ise seda ütlevad, ehk siis saad seal süüa ja vaadata, kuidas siis siuke nii-öelda Aasia päritolu vanem härrasmees käsitsi. Tõsi, see on kuskil Helsingis nagu... see on seal kesklinnas, kus on see Kampi ostukeskus. Ja, okei. Et see on siuke dinner and the show, ütleme nii. Et on et nad on ka väiksemad kohad tavaliselt. Reserveeringuid ei võeta, kui on kinni, siis ootad, kuni tekib laud, et see on siuke nagu sünergiline mõnus, tekib nagu siuke kogukonna tunne. Et seda ma soovitaks. Minul on ka samast, ma ei tea, kas sa sellises kohas nagu Noodle Story oled käinud? Ma ei ole käinud, aga ma olen näinud. On Noodle Story ja nüüd ma ei mäleta, mis see üks teine koht neil oli. Ma ei mäleta, kas oli ala Pasta Story või midagi nii, aga mina olen seal Noodle Stories, mitte Pasta Story ei ole. Ühesõnaga mingi story oli Rice Story, Noodle Story ja Rice Story, aga mina olen seal Noodle Stories käinud ja seal on ka nagu hiinakas või selline, aga ka hästi väike koht ja tead, seal on ka mingid nuudliroad erinevad ja me käisime õhtul seal söömas ja tead, see oli nii hea, et me järgmisel päeval veel rääkisime sellest, et see näitab. No mõtlesin, et läksid järgmine päev tagasi, aga ei, seda ma küll ei tee. ei. Me rääkisime sellest, kui hea see oli. Et see on ka selline väike koht, selline, et sinna ei saa ka, astud sisse ja siis oled seal. Nii, sinu kord. Nii, ma lähen nüüd võib-olla täiesti nagu teise suunda nende asjadega. Väga hea. Et muidu tuleb seda Aasia värki. Siis on see, et kellel meeldivad burgerid, siis Helsingis saab ka burgerid. Kes võib-olla tunneb, et ta tahaks nagu natuke mingid siuksed maitsed, millega ta on nüüd siin meil Eestis ära harjunud, siis selline koht nagu Kot-Kot, neil on siis Noblessneris on üks koht ja minu meelest Kristiinas nüüd avasid ka siis teise koha. Kot-Kot burger, see on siis nii-öelda Soome tippkokk Kim Mikkola poolt tehtud kontseptsioon ja Helsingis on siis mitu nagu kohta, et see on ka siis selline nii-öelda juba Tallinna-Helsingi nagu ühine burgerikett.
et ma mäletan, kui nad tulid siia Eesti turule, siis neil burger maksis vist 4,75, et neil oligi see, et meil on hea korralik burger ja maksab alla 5. Vaatasin täna korra selle menüü üle, kas see peab paika ikkagi, neil menüüs, ütleme niimoodi, et 95% oli kõiki ikkagi nagu suuremad ja kallimad pakkumised, aga see alla 5 eurone burger oli menüüs täitsa olemas. Nii et kui sa nagu budgetiga matkad siis ja tahad sükest nagu comfort foodi, et siis Kot burger oleks nagu hea variant selle jaoks. Okei. Minul on, kui sa burgeritest räägid, minul on kohe vastu anda üks taimetoidu koht. Taimetoit võib olla väga maitsev ja sa ei tunne lihast puudust ja selline üks koht on Yes, mis on väga laheda sisekujunduse ja atmosfääriga ja seal on tõesti hästi maitserohked. Ma mõtlesin ka selle Yesi peale, et aga panid no. Panin no, et kuna ma ise ei ole taimetoitlane, aga mitte. Ja võib-olla nagu esimese asjana ei vali ka menüüst sükest valikut, siis ma ikkagi ei pannud sisse, aga muidu see täpselt sama koht ja see tegelikult nagu sobiks ka õhtul, kuna ta siis õhtul on kokteilibaar, eks ju, et siis tegelikult sa saad 2 korda samas kohas käia. Kui väga meeldib, siis ükse tagasi. Lihtsalt peida vetsus ennast, kui nagu korra kinni on. Nii, sinu kord? Minu kord. Siis võib-olla rääkides nagu sellisest budget lahendustest, siis on kõige budgetim lahendus, kõige budgetim lahendus on lihtsalt ise kodust toit kaasa võtta, aga teiseks budget lahenduseks on näiteks minna Helsingis Stockmanni toiduosakond sarnaselt nagu Tallinna Stockmanni toiduosakonnale on suur lai, igasugu head paremat täis ja ongi, et lähed lihtsalt võtad seal Stockmann telist, võtad endale mingit sooja toitu või salatit, mis sul meeldib ja üle tee kohe on park, istu maha, tee pikniku, et selles mõttes see on nagu siuke hea budget-friendly lahendus, mida ma olen ise kasutanud ja täitsa nagu kena. Kusjuures see on hea idee, aga minu arust selle Stockmanniga seal Helsingis on üks mure, kas sa ei eksi seal kunagi ära või? Seal on nagu mingi nii palju uksi, nii palju mingid kohtasid, asju, korruseid, on poolkorruseid, täiskorruseid, kõik. Seal on see, et sa ei tule kunagi sellest uksest välja, kus sa sisse läksid. Et selles mõttes Tallinna oma on selles mõttes hea, et seal on nagu üks peauks ja seal ei saa nagu väga palju möllata. Et Helsingi oma on natuke raskem. Ja võib-olla nagu samal lainel surfates ma panen siia ka siis kaupahalli on sellised kohad nagu, meil on näiteks nagu Viru toidutänav, eks ju, siis soomlastel on need iidsed vanad siuksed nii-öelda ongi kaubahallid, kus on siis tekkinud erinevaid toidukohtasid ja seal Hiedalahtes, ehk siis põhimõtteliselt kui Tallinkiga tulla, siis see on nagu esimene kaubahall, mis jääb tee peale. Seal sees on siis päris palju siukseid ägedaid toidukohtasid. Ja siis on ka seal nii-öelda in the center kohe, kus on need kuulsad oranžid telgid, kus müüakse siis kogu aeg, eks ju, ka kohvi ja pullasid. Et seal juures on ka üks kaubahall ja selles kaubahallis asub siis juba üks hästi äge pagarikoda. Ma tean, et sul on ka see tegelikult seal listis. Kus kohas? See on sinu listis on kohe esimesel kohal on see Way Bakery. Seda soovitasidki sina mulle. No. Ja ma olen käinud ka seal. Täpselt. Ja ma soovitasin seda siis, kui neil oli ainult üks koht Helsingis, Kallios, mis oli mega nunnu jälle. Ja nende siis see eripära ongi see, et värsked pagaritooted ja siis veinid. Tead, aga need pagaritooted, see on nagu ebareaalsed. Esiteks nad on nii ilusad, nad on nagu nii kutsuvad ja siis sa seisad seal leti ees ja mõtled nagu, mida sa võtad, nagu tahaks nagu kõike, tahaks seda, et ühesõnaga see on väga hea soovitus. Et neid Way Bakereid, neid on nüüd 3 tükki neid kohtid. Mina ei teadnud. No täpselt.
Hea teada, minu arust neil ei ole Instagramis seda infot olemas. Neil ei olegi vaja seda infot. See, kes teab, see teab. Ja nendest 3 kohast on nüüd vähemalt ühes kohas ma nägin, et on tehtud ikkagi nagu korralikku toitu ka, et seal on siis õhtune vöönd ka juba koos alkoholi ja nii-öelda nagu siukse resto vibe'iga. Pagariäridest rääkides, kas sina soovitasid mulle seda Andantet ka minu arust kunagi? On sul see olemas seal ka? Jaa, mul on nii-öelda kohvikohtadest ongi see Andante on siuke, mida kohvile spetsialiseerunud koht, mul näe siin kõik kohe kirjutatud. Et ma olen seal käinud selle koha algusaastatest peale, kui see originaalne omanik veel ise oli leti taga, et nüüd on seal juba tulnud palju muid inimesi, aga see on tõesti väga, väga spetsialiseerunud ja väga suure pühendumusega tehtud koht, et kindlasti nagu nii-öelda kohviteaduse mekka Helsingis, kui ma nüüd hakkan nagu ilusasti rääkima. Ja tead, ta on kuidagi ka nii mõnus atmosfääriga või ta on nagu nii stiilne või kuidagi nii mõnus on seal. Jah, et see story on see, et ta algselt oli siis lillepoe üks nurk, eks ju, kuhu tehti kohvik ja siis oli see natuke kohvikut ja suurem osa lillepood ja lihtsalt kuna see kohvik läks nii populaarseks, siis kõigepealt võeti seal sellest see külmkapp, kus need lillad sees on, eks ju, võeti lillad välja, võeti uksed eest ära, siis inimesed istusid seal kapis ja siis nagu lihtsalt kogu aeg natuke murendati eest ära seda lillepoodi, et kohvik saaks laieneda. Okay. Ja ta asub väga heas kohas ka, et kui sa päevakruisile lähed, siis sa nii võid Tallinkiga täiesti lihtne. Sina tavaliselt liikled Tallinkiga või? Ma olen jäänud Tallinki. Minule meeldib Viking Line'iga sellepärast, et nad lähevad nii vara hommikul välja ja nad lahkuvad nii hilja, et sa saad nagu täis pika päeva seal, et suvisel ajal vist oli 8, et lähed 8 välja, sa oled juba seal, ma ei tea, mingi 10 kohal ja siis tagasi tuled 9, et sa ikka saad ikka nagu täie raha eest seda Helsingit nautida. Palju Viking Line maksab sulle? ei, täitsa tasuta. Aga mulle kuidagi need ajad mulle endale sobivad rohkem. Viking Line'ist rääkides, et kes otsustab nüüd sõita Viking Line'iga Helsingisse, siis seal Viking Line'i sadama juures on ju see Johan Nyström, mis on olnud seal tõesti nagu ka 10 aastat, kui mitte kauemgi. Johan Nyströmi kohvik. Kus kohas? Seal on see suur... Katajonoka terminali juures siis? Jaa, see on see, et kui on see hästi suur vene kirik, eks ju, ja sealt edasi on siuksed punased telliskivist hooned, vanad kasarmud või midagi, siis seal selles kasarmus on, ta ei tee nagu väga reklaamid kuskil nagu jõhkralt väljas ei ole, jälle siuke, kes teab, see teab, aga see on olnud seal tõesti minu 12 aastat juba. Et see on võib-olla... Ja see on siis nagu kohvik? See on nagu kohvik, jah, et kui see Viking Line'i kohvi võib-olla ei olnud päris see ja tahaks kohe nagu midagi muud, või see saiake sisu on nii suur, et siis see Johan Nyström on seal kõige lähem. Okei. Väga lahe. On sul veel mingeid, mis on kohvikud? Sest mul tulevad nüüd hommikusöögikohad. Okei. Mul on ka paar hommikusöögikohta, aga mul on üks pagariäri ka veel, aga räägi. Sobib. Ma siis panen mõned kohvikohad. Ma isegi ütleks, et Tallinnas on neid nagu erikohvikohtasid kuidagi rohkem ja lühema ajaks oli juurde olnud. Helsingis on mõned siuksed nagu vanakooli klassikud ja 1-2 ja ei ole nagu võib-olla midagi. Et viimati ma jäisin nüüd paar kuud tagasi. Siis... Soomes? Jah. Helsingis? Jah. Käisin koeral järgi, koer tuli lennukiga, siis mul oli vaja lennujaama vastu. Jaa, muidugi. Et on selline Rohanlahtis on siis Tallinki sadama juures lähemal sinna. Nii. Et Rohanlahtis on 18 grams, 18 grammi on siis siuke uus kohvik, mis on mega äge. Inimesed seal paistab, et need baristad, kes seal töötavad, on tulnud üle maailma kokku, et töötada nagu ägedas siukses erikohvikohas. Kontseptsioon jällegi nii-öelda parimad, kallimad kohvid, mis maailmas saada on, tehtud siis nagu väga oskate inimeste poolt ja samas on siis nagu muusikapaar ka, et seal on paar vinüülimängijat, eks ju, siis iga tund seal valitakse mingi plaat, mis seal mängib. Väga äge koht, et jällegi siuke, kes tahab saada seda suurlinna, siukest Londoni, Amsterdami, Berliini nagu kogemust, siis seda tegelikult saab Helsingist ka. Lähed käid mai jooksul, saad veel odava piletiga ja
On see suur koht seal siis või? Ta on siuke keskmine, ma arvan, et seal on mingi 8-10 lauda ja siis õues saab ka istuda. Okei. Teate, mina kirjutasin siia veel ühe Helsingi pagariäri, millega ma tutvusin alles hiljuti. Ja ma olen siia kirjutanud, ta pärineb aastast 1943 ja siis ma olen siia kirjutanud appi, sellepärast, et seal on nagu nii head küpsetised jälle. Ma tea, kas sulle need rasvalihapirukad meeldivad? Jaa. Õige vastus. Sellepärast, et seal on need rasvalihapirukad, aga nad on hoopis sellised õhulisemad nagu pilvekesed. Ta on muidugi mega suured on. Aga no, mitte ainult lihapirukad ei ole seal on need kaneelisaiakes ja kõik sükene nagu traditsiooniline värk, aga nad on lihtsalt kuidagi nii ausad ja nagu nii head. Ja suvel on avatud nüüd 2 aastat järjest seal Kasarmitori, ma ei tea, kuidas seda hääldatakse, seal tänava ääres on suur plats, on superterrass, kus eelmine aasta külastas üle 400 000 inimese suve jooksul, nad on vist mingi 2,5 kuud avatud vist ainult. Ja nüüd see aasta nad tahavad ületada 500 000 inimese piiri ja siis nende putka asub ka seal siis seal kohe seal samas seal platsi ääres, aga tegelikult nende õige koht on siis 200 meetrit eemal, et sa saad ka kohvikus istuda, aga no tõesti appi, super head asjad. Nii et Eromanga. Kes tahab aidata Eromangal saada 500 000 külastaja piir, siis minge lähimasse Viking Line'i kontorisse ja ostke piletit. Superterrass on siis üks, kusjuures superterrassil on hästi palju, neil on ka ääristatud erinevate toidukohtadega üle Helsingi, issand vabandust, ma näed, lähen nii emotsionaalseks toitudega. Lihapirukad mõjuvad niimoodi. Et seal on siis, kus toimuvad mingid, muusika, üritused, kõik sellised, seal on suur lava ja siis on toidukohad on eraldi ääristatud ja keskel on siis istumiskohad. Et seal on siis üks putka on see Eromanga. Aga Eromangal on ka eraldi kohvik. Nii. See sai nüüd väga palju eetriaega. Jätkame. Nii. Siis võib-olla, kui sa juba mainisid hommikusöögi kohtasid. Nii. Mul on pandud siia praegu ütleme, et see Way Bakery jällegi sobiks ka hommikusöögiks väga hästi. Muidugi. Et see on siuke tore koht. Ma ei tea, kas meil on sama. Mul on siuke koht nagu, ongi Lazy Fox. Ma näen, et sul on ka see olemas. Tead, jah. Sul on ka, on ju. Kas sa oled ka seal järjekorras seisnud? Ma vist sattusin siuksel päeval, kui ei pidanud seisma. Ma olen seal järjekorras seisnud, nii et ma alguses vaatasin järjekord, et tulen hiljem tagasi ja siis tulin hiljem tagasi veel suurem järjekord, aga mega koht, räägi. Vabandust, et ma vahele segasin. Lihtsalt nii lähe koht. See on okei. Siin ma hüppan võib-olla täitsa teise riiki, teise linna lihtsalt, et kui Milanos käia, siis seal on Saiakese kohvik on Pieve, millel on kogu aeg järjekord taga. Et kui sa oled nagu harjunud seal seisma siuke 40 kuni tund, siis Helsingi värk on juba täitsa okei. Okei, ja ta on Kampis ja Kallios 2 kohas. Ja seal on kogu päeva hommikusöök ja mõnus see hommikusöögi menüü on niimoodi, et kõike tahaks ja kuidagi nii sueratav ja siis inimesed on seal ja kuidagi seal on, vahepeal on suht kitsas, aga kõik see käibki selle vaibiga kokku ja kuidagi nii mõnus on seal. Nii, mul on üks hommikusöögi koht veel, on see Levain Helsinki. On ka kogu päeva hommikusöök ja siis on erinevad pagaritooted, mis on ka tore koht ja sinna saab ilma järjekorrata tavaliselt sisse astuda. Nii, kuidas sul on? Ma võib-olla panen ühe siukse õhtuse restorani asja ja ega mul rohkem nagu väga ei olegi. Mul täpselt samamoodi. Nii. Et kui on soov nagu õhtu, mõnikord tulla viimase laevaga, arvatavasti see vist tuleb mingi 12:30 midagi, Tallinkil vähemalt, ma ei tea, kuidas. Viking Line'il tuleb 9. Nii, saad päikse loojangut vaadata, saab vaadata. Ja, et siis on Baskeri ja Basso, mis on siuke väga, juba aastaid olnud ja neil on siis kõrval on siis nende nagu siuke nii-öelda väike tütar restoran on Paspas Kulma, mis on siuke natukene võib-olla easy going, et need Baskeri Basso on läbi aastate nii populaarne, et sa ikkagi pead sinna pikalt laua reserveerima ja see Paspas Kulma on võib-olla selles mõttes natuke parem, et
toidud on siuksed hästi nagu, pigem nagu sample menüü põhised, et sa saadki nagu väikseid asju hästi häid kiiresti ja letiäärne on siis nagu, ei saa reserveerida, et letiäärne on siis walk-in'id. Et jällegi, hästi head maitsed, väga palju on veinidele spetsialiseeritud, et noh, ma näen tegelikult, et meil Eestis täpselt samamoodi on see veinimaailm nii palju avardunud, aga noh, Soome on juba seda enne teinud nagu päris pikalt. Kui veinidest rääkida, siis on Klaava Wine Bar on Helsingis, mis on aasta veinibaar 2025. Seal on äärmiselt toredad omanikud. Jälle ta on suhteliselt kitsas, aga kõik, kes seal käivad, see on ka pigem üle nagu väga palju rahvast on seal ja sinna peaks aja kinni panema, broneerima. Aga on veinibaaridest on üks väga tore koht, aga restoranidest rääkides on restoran Nolla. On üks koht, kuhu ka pigem tanskane õhtusöögi koht, pigem hinnaklassilt nõksa kallim, aga sinna ka, kui minna, siis eelneva broneeringuga siis ja minu kõige lemmikum üldse, mis sai ka nüüd Michelini tärni, aga mina käisin enne seda söömas, on Boreal. Ta asub seal restoran Nolla suht läheduses ja noh, see oli lihtsalt ebareaalne. Ka väga vähe laud on, eelnev broneering, aga lihtsalt seal on fikseeritud menüü, seal on vastavalt siis on kevad, suvi, talv, sügismenüü ja lihtsalt sa näed, kuidas kõik kokad töötavad, sul tuleb kas 8-9 käiku ja need on lihtsalt nagu võtta üks, viska teist, lihtsalt kõik on nii head. Ja see magustoit oli, midagi juurselleriga oli, ma mäletan, ja tead, see oli nii hea, et tead, mul oli nii, et palun ära saa otsa, et üks selline koht, kus võib-olla kui sa jääd õhtu või ööseks, siis õhtusöögile ma soovitaks kindlasti sinna minna. Nii, kas oleme jõudnud lõpuni nüüd selle osaga? Läks pikale, aga... Noh, ega enam tagasi võtta ei saa. Ei saa, aga tead, väga hea valik sai kokku ja ma arvan, et ma võtan mõned sinu nimekirjas kindlasti, mida ma tahaks külastada järgmisel korral. Nii, aga mis sa arvad, lähme liigume teise osa juurde? Lähme. Nii, ja me nüüd jõudsime teise osa juurde ja kuna sina oled kohvi inimene, siis mina eeldan, et sinul on ka mingisugune retsept varuks äkki. Noh, iseenesest ma kodus joon nagu võimalikult puhtalt kohvi. Ja. Aga suvel, mis ma soovitan, kõige lihtsam teha endale siis külmpruul kohvi, kas või lihtsalt tavalise presskannu. Lased tõmmata, tekib hästi siuke kange. Ütleme, et kui sa kasutad heledamat rösti, et siis ei teki siuke nagu mõru tökat, vaid pigem nagu siuke kange hea kohvi. Võid hoida seda rahulikult kas või külmkapis, kui on mingisugune filter, nõruta lihtsalt ära, et pane pudelisse see külmpruul kohvi, mis sa said sealt. Ja siis seda tegelikult sa saad segada kas toonikuga. Klassika on siis kasutada roosilimonaadi näiteks. Orncraftil on kohe. Oot, sa paned siis, kui palju seda kohvi paned? Ütleme niimoodi, et tavaline, kui see on kodus tavaline presskann, enamasti on see retsept on siis 60 grammi liitri kohta, mis on nagu kohvi valmistamisel siuke kodune hea lihtne retsept. Ja lase tal lihtsalt, teed näiteks kuuma kohvi valmis, lase tal tõmmata. Kui sa tahad kiiresti, kui sul on aega, pane õhtul külma veega lihtsalt sinna presskannu, pane näiteks külmukasse, hommikul ärkad üles, vajutad selle sõela alla ja siis võid juba lihtsalt otse tassi ja paned kas toonikut, roosilimonaadi. Ma tean, et on inimesed, kes näiteks apelsinimahla panevad. Okei, kohvi apelsinimahla. Ja, tšuka, jah. Et võib-olla ma hoian selle asja nagu lihtsana natukene, et see on siuke lihtne variant. Ja siis nüüd on matcha on muidugi jällegi siuke hästi teema igal pool. Very hot, very in, very now. Jälle taas, jaa. Ta tuli, läks, aga nüüd ta tuli siis nagu igale poole. Et praegu on näiteks, me teeme Circle K-ga teeme koostööd ja osades Circle K jaamades on masinates on matcha ka juba täitsa sees olemas, et see on nagu nii suureks läinud. Et siis matcha retsept... Matcha muidugi peab hea olema, siis ta on tegelikult väga hea, kui on hea matcha. Seda küll. Et kui on suvaline matcha, siis sul ei hakkagi see kunagi meeldima.
Aga seal retseptis näiteks on siis matcha, külmpiim ja näiteks natuke vaarikasiirupit juurde. Et see on, kui sul väga õudselt ei meeldi, siis see vaarikasiirupiga ta mõjub natuke paremini ja on magusam. Segad ära ja saad teha instapilte ja kõik, et see näeb väga nagu... kui saab, siis on hea retsept. Roheline, valge, punane, eks ju, seal on kõik need värvid, see on väga äge. Aga sa jätad siis selle matcha segad ära kohe piimaga? Ei, ma teeks niimoodi, et ma teen selle matcha põhja valmis, siis ma võtan jäätäis klaasi, ma paneks siirupit, siis ta on põhjast on siuke punakas, siis kallan külma piima, siis see ei segune selle siirupiga väga ja siis kallad selle matcha peale ja siis ta hakkab sealt vaikselt niimoodi jooksma ja näeb väga, väga äge. Kuidas sa matcha põhja teed? Ma ei tea, kätega. Et kui inimene ei tea, et... Jaa, okei, issand jumal. See on see kutsa asi jälle, et kutsus keegi ei tea, aga sorry, tegelikult traditsiooniliselt kasutame matcha visplit selle jaoks. Ja kui matcha visplit ei ole, siis võib proovida teha, ma ei tea, kahvliga näiteks, aga ma ütlen, et ausalt see matcha vispel oleks üks asi, et kui sa tahad kodus head matchat teha, lihtsalt osta vispel endale, osta hea matcha ja kõik ülejäänud sa saad nagu feikida, et ei pea nagu olema muud asjad seal juures. Bambusvispel ja siis on ta kõige kiirem, kõige parem. Ja siis segad seda lihtsalt? Siis lihtsalt kallad, ütleme niimoodi, et siuke 70-kraadine vesi, mitte nagu tulikuum, et ta ära ei kõrvetaks seda kuum vesi. Vispliga ajata siis vahtu. Ja on siis... mingi vahekord ka, kui palju võtta vett, kui palju võtta pulbrit? Ütleme niimoodi, et ma ei hakka nagu seda andma, et seal on täpselt igal inimesel natuke erinev see, et ütleme, puhtad matcha joojad tegelikult panevadki selle matcha pulbri, teevad selle põhja ja siis kallad lihtsalt kuuma vett, eks ju, tassi ääreni ja siis ta ongi nagu roheline tee. Et see vahekord võib olla nagu väga suur, et pigem ongi see, et ise, et kui on liiga kange, siis järgmine kord pane natuke rohkem. Ja kindlasti mitte keevvesi. Mitte keevvesi, jah. Kohvi puhul soovitan ka, et ärge nagu kohe keevat vett pange. Super. Kuule, aga kas sa tahad, ma jagan ka mingit retsepti? Tavai, let's go. Ma jagan. Aga tead, mina nüüd hoiatan seda, kui sina seda katsetad, siis sina kindlasti satud sõltuvusse sellest. Aga see ei ole üldse joogi retsept, aga seal on kohvi kasutatud nii sees kui ka peal. Ehk siis see on kõrvitsa šokolaadikook kohviglasuuriga. Ja ta jääb hästi selline nätske ja selline braunine. Tänu siis kõrvitsale, et varsti on kõrvitsa hooaeg käes ja siis saab kõrvitsat ära kasutada lihtsalt väga nutikalt. Võib-olla üks asi, et kui sa tahad seda müüa, mitte ainult mulle, üldse, ma ei tea, meestele. Et ära kõrvitsat ütle. Alusta, lihtne. Lihtne kõrvitsa koog. Siis on kui lihtne, siis ma saan hakkama. Aga see ongi väga lihtne. Niimoodi, ma mõtlesin, et kui ma loen selle nagu välja, siis saab nii aru, et see on väga lihtne. Ühesõnaga, alustame. Vahusta 4 muna 2,5 detsiliitri suhkruga, on ju. Siis 200 grammi tumedat šokolaadi ja 50 grammi võid ära sulatada. Mina tavaliselt juba on keeruline. Ei, on 2,5 detsiliitri suhkrut, see on nagu mingi korralik. Tead, aga kõrvitsat tuleb ka siin. Okei, see balansseerib ära. Okei, siis on fine. Nii, 200 grammi tumedat šokolaadi ja 50 grammi võid, väike kogus. Easy. Nii, ja mina tavaliselt sulatan vesivannil, mitte otse pliidil, sest muidu võib see šokolaad põhja kõrbeda, et vesivannil. Ja siis lisada siis selle suhkrumuna segule või vahule. Siis segada omavahel kuivainet, siis on 4 supilusikatäit nisujahu, 2 teelusikatäit küpsetuspulbrit ja siis veerand teelusikat kaneeli. Muidugi kaneeli võib rohkem panna. Omavahel ära segada ja siis lisad ülejäänud tainale selle jälle juurde. Ja siis kõige lõpus on vaja lisada 1 detsiliiter kanget kohvi. Ta peab olema ikkagist kange ja siis 200 grammi peene riivi poolega riivitud kõrvitsat.
ja peene riivi nüüd ma saan aru poolega. tõesti, et 2,5 detsiliitrit suhkrut ja peene riivit, ja cool. peene riivi poolega sellepärast, et siis ta annab seda tekstuuri, sa ei tunne seda kõrvitsat seal, aga sa tunned seda tekstuuri, et kõrvits annabki just tekstuuri ja mahlasust. Nii, ja siis segad, aga võimalikult vähe, aga nii palju, et kõik oleks ilusti segunenud ja siis paned vormi. Mina tavaliselt kasutan kandilist 25x17 vormi umbes, aga see on see klassikaline, mitte ahjuplaat, aga selline, just täpselt. Ja siis küpsetada 175 kraadi juures 30–35 minutit. Nii, võtad ahjust välja, lased veidi jahtuda ja siis segad oma vahel 6 supilusikatäit kanget kohvi jälle ja siis 6 supilusikatäit seda magusat kakao joogipulbrit. Kui sa paned nüüd magustamataga, siis see tuleb väga tökats, nii et 6 supilusikatäit kuuma kanget kohvi ja siis seda sama palju magusat kakao joogipulbrit ja siis määrid jahtunud koogile peale ja voila, valmis. Ja tal on ka niisugust mõnusat kohvimekki, aga kindlasti kanget kohvi, sest muidu sa lihtsalt paned vett sinna. Vot, niimoodi. Sina rääkisid oma retseptis ka natuke sellist jääkohvi jookidest ja nüüd me läheme testi osa juurde, kus on jääkohvid peaosas. Nii, Villu, mida sina vaatad? Ma jõhker karamelli lõhn on üleval, ma korra vaatan, mis meil siin laua peal on. Ühesõnaga, me oleme jõudnud toidutesti juurde ja kuna on suvine aeg ja inimesed pigem armastavad jääkohvi vist, ma ei tea, kuidas kohvikutes oled. Jääkohvi kindlasti läheb päris palju, ja. No võt, ja sellepärast mina vaatasin, et poodides on ka päris palju erinevaid jääkohvisid müügil, erinevate maitsetega ja mina võtsin seekord testimisse karamelliga jääkohvid. Need on olnud nüüd külmkapis, ma loodan, et nad on piisavalt jahedad. Kui ei ole, siis mõtle see külm maitse juurde. Nii et alustame, hindame, ma ei tea, proovime ja siis paneme paremusjärjestiku kokku. Kas ise jääkohvi jood? Mitte väga palju. Ja. Liiga magus, igav? Ei, mitte seda, selles mõttes, et kuidas me nagu jääkohvi joome ongi see, et me lihtsalt paneme selle jääpiima ja espresso, et sinna nagu tavaliselt mingit magustajat juurde ei pane. Et ta olekski nagu natuke mõru ja külm, aga siin on nüüd palju magusat, ma arvan. Nii, et saad aastase laksu kätte. Alustame otsast. Nii, palun. Aitäh, nii. See lõhnab nagu kook. No, ta on selles mõttes karamelline ja mingisugused kerged vürtsid ja... Ma ei oskagi öelda. See on nagu suhkur, kuhu on pandud kohvi natukene. Nõus. Ta võiks vist ikkagi külmem olla natukene, jah, et mõtlegi jääkuubik oleks sees, aga ta on üsna magus. Karamelline. Äkki kui... Jah, aga natuke ka kohvi. Kõik on ära öeldud. Pigem nagu selline... ütle nüüd midagi. Ma ütlen, mina olen nagu... Siin kohtuniku rollis ma olen pigem nagu siuke Koit Toome kui Mihkel Raud, vaata, et ikkagi kõik on ju tegelikult nagu okei, et vahepeal oli küll kõik nagu täitsa halvasti, aga ikkagi lõpus on ju hästi. Tead, mulle meeldib selle lõhn ja ma kujutan ette, kui mul oleks kõht väga tühi ja siis ma saaks selle suhkrulaksu kätte, siis mul oleks kõht lõpuks täis. Et sa jood selle ära või? Ütleme niimoodi, et võib-olla esimesega on raske, sest ei ole mingit referentspunkti, eks ju. Aga on ühesõnaga karamelli maitset tunda. Aga kusjuures see ei ole väga tehislik maitse siin. Ei ole, on ju? Okay. Selles mõttes on ju väga okei. I'll give you that, et see on nagu väga hea point. Et ei ole nagu mingit suhkruasendaja maitset ja kas seda karamelli ei ole ka mingit kahtlast maitset ei löö välja. Selles mõttes on nagu aus. See on nagu hästi. Nii, ja see on, kotimaista. Ehk siis selline. See on siis mingi Prisma bränd põhimõtteliselt. Täpselt nii ongi. Ma Prismas selle leidsin. Koobi bränd siis. Ja võib ka nii öelda nüüd, jah. Et jah, ühesõnaga selline jook ta on. Oota, las ma mõtlen, palju siin suhkrut on. Kas ta on, võib ka olla ta on laktoosivaba kusjuures ja suhkrut on 7,6 grammi.
Me testisime eelmises podcastis neid rabarberi limonaade ja osadel oli sama kogus seda suhkrut sees 100 milliliitri kohta. Ja siis las ma vaatan hästi kiiresti laktoosivaba. Kofeiini sisaldus on 31 milligrammi. 100 milliliitri just kohta. Täpselt. Ja koostisosad on vesi, rasvavaba piimapulber, suhkur, koor, kohviekstrakt ja siis maitseained. Selline asi. Nii, aga võtame järgmise, siis me saame rohkem hinnata. Nii. See on nagu natuke kangem, tundub. See on vähem magusam. Ja see on kõvasti kreemisem. Tal on siuke teatud mingi kreemisus. Et see mouthfeel on siuke nagu paksem. Kas siis on nagu rasvasisaldust rohkem või midagi on temaga tehtud? Sobid küll hindama ja mul on täitsa nõus. See on, jaa, ma paneks selle praegu esimeseks. Ei paneks sa või? No ma olen see Koit Toome jälle natuke aga siin ei ole nii palju seda karamelli. Ta on kangem, ütleme niimoodi, et ta on kangem. Ja karamelli lõhna on olemas, aga seda maitset ei tule nii palju välja. Seda kui suitsu kõrvale teha. Ei, no, ta on siuke kangem, ma arvan, jääga on ta kõvasti parem. Ja. Aga jaa, ta on tummisem. Aga sa tahaks kuhu panna selle nüüd esimeseks või teiseks? Mulle tundus see esimene natuke magus. Jaa, ma võib-olla panen ka ta siis praegu nagu esimeseks järjekorras. Nagu koos panema. Et nagu meil on ühine. Ei tohi nagu olla erinev, okei. Me peame nagu kompromissi leida. Issand jumal, see on ju raske. Sa ei ole seda podcasti vist kuulanud, ma vaatan nii. Aga võtame, see on Segafredo selline. No võt, tark rõust, et... Jaa, on tunda, on ju. Ja neid oli minust hästi palju erinevate maitsetega. Ja see on nüüd vähese laktoosi sisaldusega. Ühesõnaga, jah, täpselt. Siin on piima 75%. Vesi, suhkur, vedel, kohvi, kontsentraat. No, sa vaatad mulle nagu otsa, et palun seleta. Jah. Ega see, ma tõesti nüüd nende suurte ettevõtete nagu seda tööprotsessi ei tea. Et, aga ma ütlen niimoodi, et see nagu suures plaanis ei erine väga palju sellest retseptist, mis ma andsin. Et, eks ju, et see kohvikontsentraat lihtsalt on väga palju kontsentreeritum variant, mida sa saad siis kogu aeg nagu essentsina kasutada. Kas see on nüüd tehtud mingi lahustuvast kohvist või ütleme niimoodi, et see juba sõltub natuke nendest ettevõtete. Okei, ja siin oli, mis me nüüd proovisime, oli 7 grammi suhkrut. Et siis see nõksa vähem, aga ma arvasin, et on rohkem vähem, aga võib-olla see, et see kohv on kangem. Kohv on kangem ja see kreemisus nagu peidab ka ära seda. Ja, proovime järgmise. Nii. Polegi võrreldes teistega nii palju nagu mingit lõhna. Ei ole, aga väga magus. No, see on täpselt siuke, keegi on kuskil... Kui suhkur ja piim kokku saad. Ja täpselt nagu hotellis teinud endale hommiku kohvi ja siis jätnud selle tilga järgi. Ja siis koristaja tuleb joob ära. Et no täpselt, jah. See lõpp on see, jah. Või kui lasteaias, ma mäletan, ma käisin lasteaias veel siis, kui anti hommikul kohvi. See on mingi viljakohvi, eks ju. Siis see meenutab, kas on ta siuke. Nostalgia. Ta on niisugune karm. Ta on päris, jah. Paneme kolmandaks praegu. Paneme ta praegu siia kolmandaks, jah. Ja see on täitsa huvitav. Starbucksi oma. No näed, nii on. Läheb siia, aga siin on kohe kõrs juures, kui tahad. Liiga palju suhkrut tarbida. Nii, järgmine tundub heledam kui kõik ülejäänud. On ju? Jah. Ja lõhn on jälle kõigist kolmest siia maitstud on nagu erinev. On jah. Pigem nagu mahedam. Minu arust see esimene, mis me proovisime, see kodimaiste oma, tal oli nagu kohe tuli selline koogilõhn tuli ninna. No siin, ma ei tea, kas sa oled maitsnud. Kui sa maitsad, siis see karamell, see hüppab sulle nagu, vaata, ta on nagu siuke... Või see on nagu magustoit. Ta on nagu vaata iiris, kui... täpselt siuke.
issand, see oleks nagu magustoit, see oleks nagu mingi piimakokteil. Kui sa kujutad nüüd siia mingi natuke volli sisse, siis ta ongi nagu mingi siuke liköörilaadne asi. Issand, see oleks päris hea niimoodi ju. Ja. Ei ole üldse paha. No võt no. Kas ta piimakohvi või selle jääkohvi alla läheb? Maitselt on väga hea, aga ta on nagu magustoit. Ta on, selles mõttes kohvivärk on siuke. Ma ei tea, laua peal ta on, hästi ta maitseb. Maitseb hästi. Mis me paneme? Võttes arvest, et ma ei ole teistest nii palju lonkse võtnud kui sellest, siis ma tahtsin öelda just, et ma jooks selle isegi lõpuni. Need paneme praegu esimeseks. Ossa poiss, mis asi see nüüd on? Fretsa. See on siis see. Ja tead, seal oli, on ta Fretsa, on ju? See on nüüd karamelliga, aga seal oli ka mündimaitsega. Ja see ahvatles mind väga palju, aga kuna teised tootjatel ei ole selle maitselist, siis ma võtsin ikkagist karamelliga. Siin on ka nüüd siis laktoosivaba piim ja mis teeb selle joogi laktoosivabaks täitsa. Ja siin on siis nüüd kohvi, on kirjutatud, et siin on espresso kohvi. Nii et 5,3%. Ma ei tea, see igatahes tundus väga mõnus. Väga mõnus. Aga palju selle suhkrut on selle Fretsal? 7,9. 7,9, sest ma vaatan see Starbucks, mis me eelnevalt proovisime, sellel on 8,7 ehk siis kõige rohkem. Aga ta on praegu, Starbucks on ka kõige viimasel kohal, et see oli selline. Et see Fretsa on väga mõnus. Kui me ei eksi, minu mõttes see Fretsa peaks olema Pauli. Ongi, kas seal ei ole peal? Ma hetkel... Kas see oli? Ma ei näinud praegu. Ei ole. Issand, aga minu arust ka on. No, igatahes... Sorry, ma võtsin ära. Kui ei ole Paulik, siis igatahes Paulikil on väga hästi tehtud siuke, et automaatselt vaatad, see on ju see Paulik. Minu arust on see, sest kas ei olnud mingitel pakenditel see peal? Minu meelest ka. Nii, järgmine. See viimane oli väga tore üllatus. Nii, meil on kokku 6 ehk siis eelviimane. Jälle lõhn on teissugune. Noh, see on ju... See on niisugune vesi. Jah, see on, ma ei teagi, et kui see eelmine kohv oli see, kus see koristaja on nagu lõppu ära jõud. See oli üleelmine. Starbucksi oma oli lõppu. Starbucksil oli siis siin on see, et siia nõudepesija pani natuke vett ka hulka ja siis alles võeti lonksu. Ma ei tea, miks ma seda proovin, sest siin täiesti mõttetu. See on isegi see Starbucksist talve. See on viimane. Nii, ma siis vaatan. See on Jimmy's. Okei, see on sellises purgis, ütle, mis nüüd on, mul ei tule sõnad enam, see kohv läheb. Kas mõtled plekki või? Just. Ma mõtlesin, et siin on mingi raskem küsimus. Ei. Nii, ja siin on kirjas töötamata Demerara suhkur, aga ta on oota, las ma mõtlen, see suhkrut, siin on klepsu all see. Kuule, ma võin enda B ära mõtlen. 4,9. Jaa, palun. 4,9 on seda, aga selles mõttes see on selline... Sa said gaasiga vetta? Ma võtsin endale, see on valida. Mul oli mingi tavaline. No, valitud. Alright. Okei, jällegi, teame, kes on boss. Tavai, teeme viimase. Järgmine. Selle on nagu pähklise maitsega. Natuke. Ei ole üldse halb. Jah, ta ei ole kõige parem, aga... Ei ole kõige... Jah, aga ta ei ole selles mõttes see lõpu, mis meil siin lõpus on, Jimmy's ja siis Starbucks. Jaa, sellest ta kindlasti on parem. Aga ta ei ole ka nüüd nii magus, kui oli see esimene proovitud kodimaista äkki. Tavai. Või... Ma ei tea, oota. No, nüüd läheb juba back to back maitsmiseks. Ma ei tea nüüd see, ma ei oska, mis me sellele paneksime? No see esimene oli kindlalt nagu kõige parem minu arust, et seal ei ole isegi küsimust. Kuhu panen? Sina oled saatekülaline, ma annan siis sulle ka lõpuks sõna. No 2 viimast ta ei ole. Tead, mulle ikkagi see kodimaista meeldib natuke rohkem. Okei, paneme kodimaista järgi. Sest minu jaoks on ta natuke võib-olla mitte piimane, vaid nagu koorene. Koorene, jah.
aga siin ei löö seda karamelli maitset nii palju, mingi pähkne maitse tuleb. On ju. Aga... Nii, ja see viimane on meil siis üllatus, Löfbergsi oma. Siin on peal soolakaramell. Siin on soolakaramell ja tead, ma vaatan korra seda suhkrusisaldust, sest mulle tundus, et seda oleks nagu siin vähem, aga võib-olla see lõpp on... 9,3. No. Tundus vähem, aga no näed. Mis see siis on? Piim on siin nii palju, et see suhkur ei löö siin nii palju välja või? Ma arvan, et see ongi see võib-olla see kooresus, et see sööb ära seda. Ühesõnaga, selle me panime siis 4. kohale. Nii, ja siis paremusjärjestus on selline. Ma alustan kõige tagant. On Jimmy's ja see maksab 2,28. Ja siin on siis, oli kõige vähem suhkrut ja siis... Kõige vähem maitset ja ühesõnaga see kõik oli vähe. Jah, kõik oli vähe. Nii, siis eelviimasel kohal ehk 5. kohale jõudis Starbucksi karamelli jääkopp ja see maksab 2,88. Nii, siis 4. kohal on Löfbergs, mille hind on 2,99, kus juurest on kõige kallim. 3. kohale jõudis siis Kodimaista, mis on 1,45 ehk kõige odavam. Nii. Ma mõtlen, et selle raha eest oli nagu jokki küll. Just, olen nõus. 2. kohale jõudis siis Segafredo ja see maksis 2,49 ja esimesel kohal on Fretza ja 2,09 ja tõesti oli hea. Ja 2 esimest olid tegelikult väga head ja 3. ei olnud ka väga viga. No 3. on lihtsalt see, et sa saad nagu Löfbergsi raha eest saad 2 seda aitat, et see on jälle siuke budget friendly. Täpselt. Villu, aga suured tänud, et sa tulid. Ma tean, et sul on väga palju toimetusi ja et sa leidsid suvisel ajal siia tulla. Ma arvan, et paljud kuulajad said väga palju inspiratsiooni ja infot Soome toidukohtade kohta ka. Ja armas kuulaja, aitäh, et sa olid taas meiega. Ma loodan, et see saade andis sulle uusi ideid ja inspiratsiooni. Suured tänud meie sponsoritele, Electroluxile ja Lidlile. Kohtume järgmises episoodis.